Aitäh, hea esimees. Ma väga vabandan, aga ma ei suuda seda sotside silmakirjalikkust kuulata. Mul on lihtsalt juba tekkinud selline allergia selle vastu. Sotsiaaldemokraatil on tekkinud nüüd raske mure lastega perede pärast, ebavõrdsuse kasvu pärast, maapiirkondades elavate perede pärast. Huvitav, et mitte kordagi seda muret ei olnud valitsuses olles. Võeti esimese asjana lasterikaste perede toetus ära. Viidi sisse kõik võimalikud maksud, tõsteti aktsiise, viidi sisse automaks ja kusjuures mitte mingeid erisusi ei tehtud lastega peredele. Kui mitu korda me tõime erinevaid muudatusettepanekuid, et toetataks lastega peresid. Kõik hääletati maha. Isegi ei lastud hääletada. Need kõik seoti kokku ega ei lastud isegi eraldi hääletada. Ja nüüd on selline mure, et kuidas ikkagi meil teistes piirkondades lastega pered hakkama saavad. Kaotati ära tasuta ühistransport. Nüüd jällegi mitu kõnet sellest, et ikkagi inimeste toimetulek halveneb, perede toimetulek halveneb, noorte perede toimetulek halveneb. Aga tänu kellele see toimub? See on tänu teile, sellele, mida te olete koos Reformierakonna ja Eesti 200-ga viimased 2 aastat teinud. Nüüd tuli meelde tasuta lasteaed. Et meil on ju see programmis sees on tasuta lasteaed. Mitte kordagi siiani seda meeles ei olnud. Nüüd tuli meelde pärast seda, kui Tallinna linnavolikogus Keskerakond ja Reformierakond selle muudatusettepaneku esitas Tallinna lisaeelarvele. Siis äkitselt tuli meelde, aga me vist oleme ka seda lubanud. Aga Tallinnas me ei saa seda toetada. Sest Tallinnas meil on vaja istutada igale lapsele puu, mis maksab kokku 2,4 miljonit eurot. Iga puu maksab 674 eurot, kokku siis 2,4 miljonit eurot. Ja kuna meil on vaja istutada igale lapsele puu, siis me ei saa toetada tasuta lasteaeda. Selline siis ideoloogiline vaidlus on tekkinud. Nüüd siis, et siis leida mingi vabandus veel lisaks sellele, on esitatud lisaeelarvele muudatusettepanek tasuta lasteaia osas, et siis riiklikul tasemel. Teades väga hästi, et see niikuinii hääletatakse maha. Te ise tegite seda samamoodi, kui olite koalitsioonis, üldiselt te hääletasite maha kõik opositsiooni muudatusettepanekud, isegi kui need olid mõistlikud. Ja nüüd on väga mugav nüüd rääkida, et teate, et me nii väga tahtsime toetada lastega peresid üle riigi. Esitasime muudatusettepaneku, aga teate jälle, kuri Reformierakond hääletas maha. Ja seetõttu me ei saa ka Tallinnas toetada. Vaatamata sellele, et me oleme Tallinnas selle eraldi oma programmi kirjutanud. Ja nüüd siis tullakse öeldakse, aga teate, Keskerakond ei ole midagi teinud Tallinnas. Me oleme iga aasta samm-sammul liikunud selles suunas, et kindlustada tasuta lasteaed. Vabastasime alguses erivajadusega lapsed lasteaiatasust, siis iga 3. lapse lasteaiatasust, kui ühes peres, mitu last käis lasteaias, siis iga 2. lapse lasteaiatasust vähendasime seda tasu. Ja nüüd, et Keskerakonna valimisplatvormis seda ei olnud. Jah, teate, miks seda ei olnud? Sest me oleme lubanud Tallinnas neid asju, mida me oleme ka reaalselt ellu viinud. Need asjad, mida me oleme lubanud, me oleme reaalselt ka ellu viinud. Olgu see siis õppeaasta alguse toetus igale lapsele, kooli alguse toetus, pensionäride lisatoetus, tasuta koolilõunade toetus, tasuta ühistransport. Aga mida teie olete ära teinud? Peale oma nende 1000 euro pinkide, mis nüüd lagunevad, või siis need 2,4 miljoni euro eest puude istutamised. Ja selle korralageduse, mis on Tallinnas tekkinud. Paluks 1 minut. 1 minut lisaaega, palun. Ja head kolleegid, ma saan aru, et see arutelu on seal väga elav, aga see segab ettekandjat, et ma paluks siiski keskenduda sellele, et mida ettekandja räägib. Jätkake, palun. Ja, et tegelikult see on väga hea, et minu ettekanne sellist elevust tekitab, seda see peabki tekitama. Ja vaadake, üks asi,
Vaat Keskerakond võib lubada tasuta lasteaeda ja võib toetada tasuta lasteaeda, sest meie sõnaga midagi loeb, erinevalt teie sõnast. Erinevalt teie sõnast, mida te muudate vastavalt sellele, kuidas parasjagu tõmbetuul puhub. Ja Keskerakond on ka see, kes on taganud selle, et Tallinna eelarve on selles seisus, et täna on võimalik seda tasuta lasteaeda tagada. Ja Keskerakond toetab tasuta lasteaeda Tallinnas, me toetame seda ka pärast valimisi, et muuta see püsivaks ja muidugi toetame seda ka riiklikul tasemel, kui tuleme võimule. Aitäh! Suur tänu!